Välimusepõhist diskrimineerimist esineb ühiskonnas palju, kuid avalikku diskussiooni on selle kohta vähe. Veelgi vähem püütakse selle probleemi ennetamisega tegeleda. Ometi on teadusuuringud kinnitanud, et välimusepõhist diskrimineerimist esineb nii töösuhetes kui ka isiklikus elus. Ühiskondlikele ilustandarditele mitte vastavad inimesed saavad tööturul halvemat kohtlemist. Inetumad inimesed saavad isegi sama tööd tehes 4–5% vähem palka, neid edutatakse harvemini või neid ei võtta sootuks töölegi. Välimusepõhine diskrimineerimine algab juba lapseeast ja diskrimineerijateks ei ole alati mitte lapsed, vaid ka vanemad inimesed. Ja siin on ilmselt peidus ka koolikiusamise alged. Isegi kohtuotsustes on ilusamatele inimestele mõistetud kergemaid karistusi kui mitte nii ilusatele kohtualustele. Välimusepõhine diskrimineerimine ei tunne sugu, kuigi naised väidavad sagedamini, et neid on välimusepõhiselt diskrimineeritud. Samas võib tunda ka lühikest kasvu, võib-olla kiilaspäine mees, et teda on halvemini koheldud kui tema pikka kasvu nägusat liigikaaslast. Teisalt on naised majanduslikult ebasoodsamas olukorras, sest ilustandarditele vastamiseks peavad nemad kulutama rohkem aega ja raha, nii ilutoodetele kui ka ilukaupadele. Kuid ka liiga ilus võib olla diskrimineerimise põhjuseks. Liiga ilus naine ei pruugi olla tõsiselt võetav tippjuhina, poliitikuna, teadlasena, kaptenina või muu ameti või valdkonna esindajana, kus otsustajateks ja dominantideks on valdavalt mehed. Välimusepõhine diskrimineerimine toob endaga kaasa mitmeid negatiivseid tagajärgi nii isikule, tööandjale, aga ka ühiskonnale laiemalt. Mitteatraktiivse välimuse liigne toonitamine madaldab inimese enesehinnangut, mõjutab negatiivselt lähisuhete kvaliteeti ja sotsiaalset mõjuvõimu. Meiegi uuringud on näidanud, et tööalane välimusepõhine diskrimineerimine on kaasa toonud endaga väga heade tippspetsialistide ja töötajate töölt lahkumise või ei olegi siis neid inimesi tööle võetud. Kuid kuidas siis ikkagi ennetada välimusel põhinevat diskrimineerimist? Kõigepealt tuleb alustada selle probleemi tunnistamisest. Seejärel võib-olla analüüsida olnud juhtumeid ja seejärel teha objektiivsetele alustele tuginevaid otsuseid.